Läbirääkimised Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu Euroopa ja Venemaa vahel toimuvad juba selle kuu lõpus või juuli alguses. Nagu teada sai, peavad Euroopa liidrid praegu läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, et ühiselt ultimaatumina nõuda Vladimir Putinilt relvarahu Ukrainas. Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal arvatakse, et Ukraina on selles sõjas initsiatiivi enda kätte haaranud ning see võib luua võimalusi läbirääkimisteks parematel tingimustel kui need, mille Donald Trump ja Vladimir Putin eelmisel aastal Alaskal saavutasid. Ja mis on oluline nüüd, on just Euroopa see, kes on initsiatiivi Kremliga läbirääkimiste pidamisel enda kätte haaranud. Samal ajal kui Donaldi Trumpi meeskond on valmis seda protsessi vaid toetama, kuid mitte vahendajana esinema. Siiski on Trumpi eriesindaja Steven Witkoff juba planeerinud kohtumise Venemaa esindaja Kirill Dmitrijeviga just enne juuni lõppu. Ta soovib selle kohtumise läbi viia ning juulis, juuli alguses, juuni lõpus peaks toimuma juba Euroopa ja Venemaa vaheliste läbirääkimiste esimene faas, mis puudutab just Ukraina sõja lõpetamist. Siin on mida arutada, sest teatud muutused on tõesti aset leidnud. Need muutused on paremuse poole. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Petši uudised. Link sellel on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Nii et Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa, kes püüavad taaselustada rahuläbirääkimisi Ukrainas, kavatsevad saada Donald Trumpi toetuse. Kuid arutada tahavad nad seda ainult Moskvaga. Moskvas kavatsevad nad läbirääkimisi pidada oma enda rangematel positsioonidel ning Trumpi meeskond annab märku, et on valmis eurooplasi toetama ja vähemalt mitte takistama. Niinimetatud eurokolmiku juhid, see tähendab Macron, Starmer ja Merz, leiavad, et sõjakäik on muutunud Ukraina kasuks. Ja see loob võimaluse läbirääkimisteks, mis lähevad kaugemale tingimustest, mida mainiti pärast Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist Alaskal 2025 aasta augustis. Ja nüüd kirjutab Bloomberg, et uut lähenemist rahuleppele plaanitakse arutada Donald Trumpiga järgmisel nädalal Prantsusmaal toimuval G7 kohtumisel. Muide, Trump on juba avalikult kinnitanud, et jah, ta osaleb G7 tippkohtumisel ning sinna tuleb ka Vladimir Zelenski. Ja nüüd tahavad eurokolmiku juhid, et Venemaa nõustuks läbirääkimiste alustamise lähtepunktina viivitamatult kehtestama relvarahu praegusel rindejoonel. Nad nõuavad ka, et kokkuleppe tulemusena saaks Ukraina usaldusväärsed julgeolekutagatised, sealhulgas eelkõige rahvusvaheliste jõudude paigutamise. Need tingimused sisalduvad 5 nõude nimekirjas, mille Keir Starmer, Friedrich Merz ja Emmanuel Macron avalikustasid pärast pühapäevas kohtumist Volodõmõr Zelenskiga. Tuletan meelde, et vastavalt avaldusele pärast juhtide kohtumist Londonis, see tähendab, et see kuulutati välja juba 8. juunil, on Euroopa rahuleppes kirjas järgmine. Viivitamatu ja täielik sõjategevuse lõpetamine. Praegune rindejoon saab olema läbirääkimiste alguspunktiks ning rahvusvahelisi piire ei tohi jõuga muuta. Ukraina peab saama julgeoleku garantiid, sealhulgas mitmerahvuseliste jõudude paigutamise. Venemaa varad $100 miljardite väärtuses jäävad külmutatuks seni, kuni ta ei hüvita Ukrainale sõjas tekitatud kahju. Euroopa julgeolekuhuvid peavad olema tagatud. Nii et Euroopa kolmiku juhid toetasid Zelenski ideed pidada otse läbirääkimisi tema ja Putini vahel, milles võtavad aktiivselt osa USA ja Euroopa riigid. Kuid nagu teada, lükkas Vladimir Putin kõik need nõudmised tagasi. Ta nõuab siiani, et talle antaks üle tema armee poolt seni veel vallutamata osa Donbassist ning keeldub välisriikide sõjaväelaste paigutamisest Ukrainasse. Ka pärast sõja lõppu. Üldiselt ei kavatseda ka Euroopat läbirääkimistesse kaasata. Moskvas nimetatakse seda Anchorage'i vaimuks, nagu te mäletate, ehk tingimusteks, millest Trump ja Putin väidetavalt Alaskal kokku leppisid. Miks väidetavalt? Sest vaadake, isegi Venemaa esindajad ei ole lõpuni selgelt sõnastanud, mis see Anchorage'i vaim siis ikkagi on ja milles seal kokku lepiti. Nad kordavad ainult, et Trumpi ja Putini vahel oli mingisugune kokkulepe, mingi salapärane, ja kuidagi takistab Euroopa Trumpil seda kokkulepet ellu viia. Ja kriitikud väidavad, et Kremli seisukoht vaevalt lähiajal muutub.
Kuid osa eksperte kinnitab, et Volodõmõr Zelenski avalik kiri kiilaspäisele Putinile oli spetsiaalselt kirjutatud. Nii, et Putin avalikult ütleks, et ta ei soovi läbirääkimisi, mida Putin ka tegi, lükates tagasi isiklike läbirääkimiste idee Zelenskiga. Putin ütles oma selle väikese räpase suuga sisuliselt, ma ei näe mõtet pidada läbirääkimisi. Kõik, seda oli vaja fikseerida. Ja see muutuski lõksuks Putinile, sest Putin selle väikese räpase, sisuliselt räpase suuga Sisuliselt seisneb Trumpi mõte selles, et Putin pettis teda, öeldes, et ta on valmis läbirääkimisteks, kuid ei taha rahu. väidetavalt just Ukraina. Nüüd tahetakse Trumpile näidata, et vaata, Putin keeldus avalikult kogu maailma ees rahust, keeldus läbirääkimistest, keeldus kõigest, teatas, et tahab sõda. Ja mida see tähendab? On aeg see kiilakas kääbus maha võtta. Lisaks viitavad eurooplased sellele, et sõja 5. aastal hakkas Venemaa olukord märgatavalt halvenema. Vene armee jäi toppama ja hakkas territooriume kaotama. Ukraina droonid lõikavad läbi rindel ja Krimmis varustusteid, naftatöötlemistehaseid, sõjalisi objekte ja kaitsetööstuse ettevõtteid Venemaal pommitatakse regulaarselt. See on põhjustanud kütusekriisi annekteeritud Krimmis ja Venemaa lõulapiirkondades. Lisaks kogeb pesemata Venemaa majandus üha suuremaid raskusi. Kasvab rahulolematus selle venemaalaste elanikkonna seas, kes valdavas enamuses siiani püüdis seda sõda kuidagi mitte märgata. Sette mind üllatavad need videod sotsiaalvõrgustikes, mis aeg-ajalt välja ilmuvad. Seal, kus venelannad, peamiselt venelannad, kurdavad kaamera ees ja ütlevad, kuidas nii, mis toimub, midagi plahvatas, midagi juhtus. Me ju arvasime, et sõda meid kuidagi ei puuduta. Miks see sõda meid äkki puudutama hakkas? Kuidas see võimalik on? Mis siis toimub? Muidugi, midagi plahvatab, midagi lendas majja. Kuidas nii? Kuidas see võimalik on? Ja nad siiralt imestavad, ütlevad ausalt. Meie arvasime, et see meid ei puuduta. Ja see ongi kogu Putini poliitika juur. Ta harjutas need metsistunud venelased sellega, et te olete matsid. Teist ei sõltu ju midagi. Vaadake, teie plebeid istute vaikselt, ei sega mind ega võimu. Ta ei sekku poliitikasse, teid ei huvita poliitika, olge poliitikast väljas. Ja mina, nagu öeldakse, ei sega teid, teate seal omi asju kuidagi. See oli selline ühiskondlik kokkulepe, et meie ei puutu teid ja teie ei puutu meid. Kõik. Aga hiljem hakkas midagi siiski lagunema. Ja selles olukorras arvavad eurooplased, et Venemaale tuleks survet suurendada, et sundida teda läbirääkimistele, mida nüüd saab pidada Kiievile soodsamates tingimustes. EL-i diplomaatia juht Kaja Kallas nimetas isegi üheks tingimuseks Venemaale Ukraina rahuprotsessi raames oma vägede väljaviimist Transnistriast, Lõuna-Osseetiast ja Abhaasiast. Diplomaadid Brüsselis kinnitavad muide, et eurovolmiku riigid näevad võimalust istuda läbirääkimiste laua taha ja mängida neis olulist rolli, kuna USA juhitud rahuprotsess on ummikusse jooksnud. Pealegi on Washington praegu heivatud sõjaga Iraaniga. Eurooplased püüavad saada Trumpi toetust oma ettepanekutele, et suurendada survet Venemaale. Bloombergi agentuuri allika sõnul võib see viia läbirääkimiste alguseni. Euroopa, USA, Ukraina ja Venemaa esindajate osavõtul juba juuni lõpus või juuli alguses. Ja siin on muidugi huvitav, kuidas täpselt neid läbirääkimisi läbi viiakse. Itaalia peaminister Giorgia Meloni kutsus Euroopa Liitu üles määrama ühe esindaja läbirääkimisteks venelastega. Kuna, tsiteerin, ükski olemasolevatest formaatidest ei oma piisavalt autoriteeti, et esindada kogu Euroopat. Ja seal oli erinevaid ideid. Venemaa nõudis näiteks, et Euroopa esindajaks saaks Gerhard Schröder, aga Euroopas hakati rääkima, et selliseks läbirääkijaks Euroopa Liidu poolt võiks olla Donald Trumpi sõber, Soome president Alexander Stubb. Kuid täna ise Stubb teatas, et ta ei ole valmis sellist rolli enda peale võtma ja ühtseks esindajaks peaks olema keegi Euroopa troikast. Ta ütleb, et las Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa, kui nad selle ette võtsid, viivad selle asja lõpuni. Siin ma praegu lõpetan, telli kanal, et mitte järgmist osa maha magada. Pane like ja kirjuta kommentaaridesse oma arvamusi ja järeldused. Sellega on kõik, hoolitse enda eest, kõike head.